Veebilehtede tegemine on midagi sellist, mis tuleb ju aeg-ajalt lihtsalt ette. Ja selles videoseerias nüüd võikski vaadata seda, et kuidas neid veebilehti elementaarsemal tasemel kujundada. Seda teha midagi mõistlikul moel. Ja see esimene video näitab siis seda, et kuidas ühendada ära üks HTML lehekülg ja CSS fail. HTML siis on selline hüperteksti ülesmärkimise keel või märgendkeel, mille eesmärk on siis olla selline struktuuri kirjeldaja. Ehk siis me kirjeldame ära, mis meil lehel on, ja siis CSS ehk siis Cascading Style Sheets on selline keel, mis näitab, kuidas ja millisel moel mingi element võiks välja näidata. Vaatame seda siis HTML-i näol. HTML dokument tasub alustada doctype tekstiga. Uuemal ajal on see selline just lihtne doctype HTML. Ja siis HTML ja kaldkriips HTML. On ka tähele, et ma panen nad selliste nurksulgude või suurem-väiksem märkide sisse. See siis näitab elementide omavahelist sisaldumist, et kõik, mis on HTML-i alguse ja lõpu vahel, on siis konkreetselt selle elemendi sees. Ja siis ma vajutan taabi, et mul oleks endal lihtsam lugeda oma tehtud dokumenti. HTML-i sees on siis pea ja keha. Pea element hoiab siis lehekülje sellist üldinfot ja body ehk siis keha näitab seda, või hoiab seda, mis dokumendis endas sees on. Täisesse alguses kirjutame sellise elemendi nagu title. Paneme siia nimeks näiteks tere. Ja keha sisse millega analoogselt. Tuleb H1 ja P. Ja samamoodi tuleb need ära lõpetada. Saame nende vahele kirjutada näiteks teksti, ütleme tere maailm. Ja see on lihtne HTML dokument. Kui see on tehtud, salvestame ta ära. Siis selliseks failiks meie nimi on HTML index.html. Kustame eelmise näite ära. Ja siis index.html on selline dokument, mille ma võin ka välja näidata. Praegu mul on kujundamata ja välja selline tere maailm. Kui teil kunagi HTML-i vastu tekstilist huvi on, siis võtsime üles selline koht nagu V3 Schools. Selle veebilehekülje pealt saate siis vihjeid, kuidas teha lihtsalt dokumenti, kuna peaks ära ununema või kui tahate teada, kuidas mingit konkreetset asja teha. Siis järgmise asjana, nagu ma mainisin, on see CSS või siis Cascading Style Sheets fail tarvilik teha. Ütleme, et ma tahan teha nimelt H1 elemendid, kõik peaksid olema punased. Salvestame ta simple.css nimelise faili. Ehk siis ütleme, et tegemist on hästi lihtsa faili. Ja siis selleks, et seda nüüd külge panna, nad maagiliselt kuidagi külge ei tule, on mul tarvis siis öelda veebilehele päises, et tegemist on lingiga. Lõpetan ta niimoodi ära, ütlen, et sellel elemendil ei ole lõpuelementi eraldi välja toodud, et ta lõpeb siin samas, kus ta algab. Ja ütlen, et href, ehk siis see aadress, millele see viide on siis simple.css. Siis ta tahab ka tüüpi. Tüübiks on tekst CSS. Ja rel on style sheet. See ütleb siis, et mismoodi see simple CSS siis meie dokumendiga suhestub. Tegemist on siis kujundusfailiga. Ja nüüd, kui ma lähen HTML-i, kui kõik hästi läheb, siis ma reloadiga saan muuta jalgade punaseks. Ja samamoodi võib siin teha erinevaid lisatäiendusi, näiteks kui ma tahan seda peatüki teksti muuta siis siniseks,
ütleme color blue ja reload'iga muutuda punaseks või siniseks siis. See on siis selline hästi lihtne viis, kuidas kahte kujunduse HTML-i faili ühendada ja siis järgmistes videotes läheme nende näidetega siis natukene süvitsi ja keerulisemaks.